Tere! Mina olen Kristi Jõeäär Tehnopoli podcasti Hääl ja täna me räägime tehisintellektist. Mul on 2 külalist, Rauno Sigur Trivixi nimelistest startup-ettevõttest ja Otto Mätas, meie Tehnopoli AI valdkonna hing, aju ja tubli kätepaar. Täna räägime tehisintellekti teemast, räägime sellest, mida see tähendab, kellele tehisintellekti kasutamine väärtust loob ja anname pisut sellist julgust tehisintellekti lahenduste kasutusele võtuks. Alustame sellest, et saame natuke rohkem omavahel tuttavaks. Rauno, palun ole hea ja tutvusta ennast, räägi täpsemalt, kus sa tuled, millega te tegelete ja miks on tehisintellekt see, millesse sa usud? Tere kõigile kuulajatele esiteks, väga suur rõõm siin olla, aitäh mind kutsumast. Jah, olen Rauno ja üks asi, mida kõik võiksid teada või peaksid teadma mu kohta on see, et ma olen autoentusiast. Ja kui ma olin väikene poiss, siis ma sõitsin oma jalgrattaga ringi, tegin selle seebikarbiga pilte ja ema oli jõle pahane, sest maksis hästi palju raha, et seda ilmutada pidevalt ja ma sattusin pahandustesse, kus keegi ärimees kuskil kontorihoones arvas, et ma olen mingi laps spioon. Aga siis ema selgitasid jah, et talle meeldivad autod ja nüüd tegelikult ma tegelen siis sama asjaga, ainult et seebikarp on asendatud tehnoloogiaga, milleks on siis veebipõhine rakendus, mis kontrollib autode pilti üle ja teeb erinevad otsuseid. Ja me aitame siis kindlustusettevõtteid, autorendiettevõtteid, isegi valitsusi selles küsimuses. Ja tehisintellekti muus on sellepärast, et sellel on võimekus inimkond edasi viia ja väga põnevates valdkondades, sealhulgas siis autod või mis tahes. Ja väga ootan meie vestlust. Lahe. Mis haridusega sa oled? Ma ise olen klassikaline müügimees, et mul on siis haridus peamiselt ärinduses, finantspool, turundus, eksport, TalTechis õppinud ja käisin ka Saksamaal ennast täiendamas Müncheni Tehnikaülikoolis, kus siis jällegi täiendasin ennast tehnoloogia ja juhtimise valdkonnas magistri tasemel. Aitäh! Otto, minu jaoks oled sina üks kõige selgema väljendusviisiga ja üks inspireerivamaid tehismõistusest kõnelejaid. Isegi minusugune võhik sai selgeks ühe meie koolituse käigus, et miks seda on vaja, kuidas ka mina igapäevaselt kasutan tehisintellekti ja mis on need teemad, millega ma tuleviku vaates peaksin arvestama. Ehk siis räägi palun natuke rohkem enda taustast, räägi hetkest, mil see tehisintellekt sul sõrmest kinni võttis ja sellest, mis on teekond sealt edasi. Jaa, aitäh. Tere ka minu poolt. Otto Mätas, mina. Rauno alustas kenasti ühe sellise lapsepõlvelooga, siis ma võib-olla panen kõrvale ka, et kust mina oma teekonna siis alguse leidsin ühest arvutimängust, mis oli, tuleb välja, et automäng oli, aga mind just paelus põnev siis nii-öelda arvutimaailm seal taga, et mis selle kardina taga on, et kihutasin seal ralliautodega ja menüü kaudu sõnaga inglise keelt teadmata suutsin kogu oma maailmapilti muuta paari nupuvajutusega ja see mind umbes 6 või 7 aastaselt siis sellele teele suunas. Jah, ma olen pidevalt olnud, ütleme, see tüüp, kelle käest küsitakse, et kuule, mul läpakal on midagi viga, et äkki vaatad korra. Ja tegin 10 aastat tööd ka, tulles siis IT-kolledži kasvandikuna Tallinnast, toimetasin nii era- kui avalikus sektoris kui ka 3. sektoris, tegin kõike alates riistvarast kuni tarkvarani välja ja lõpuks siis ka rahvusvahelisel tasandil toimetasin juba süsteemi arhitektina. Ütleme, kuskil seal poole peal, ehk siis 5 aastat oma karjääri sisse, IT-karjääri, sain aru, et tegelikult saaks asju nutikamalt teha, hakkasin kõvasti automatiseerima kõike ja jõudsin selle nagu äratundmiseni, et kõike päris niimoodi reeglipõhiselt automatiseerida päris keeruline
eriti kui minna keerukamatesse süsteemidesse sisse ja see nagu kuidagi tõmbaski sinna tehismõistuse valdkonda esialgu hästi praktiliselt ja hästi selliselt kuidas mida teha, kuidas optimeerida oma tööprotsesse, aga see õide puhkemine minu jaoks vähemalt selles valdkonnas toimus ikkagi siis, kui ma sain aru, et mis selles valdkonnas sisuliselt on. Eks me täna jõuame ka sinna, aga et siis ma läksingi õppima sellist laiapõhjalist tehisintellekti, käisin Hollandis Utrechti ülikoolis, õppisin seda ja nüüd olen siis otsapidi Eestis tagasi, et oma kogemust võib-olla tuua siiamaale ka natukene ja samamoodi suur rõõm on oma kogemust ja mõtteid siis siin teiega ja kuulajatega ka jagada ja vahetada. Aitäh! Alustame päris algusest. Mis asi on tehisintellekt? Kätemeri. Ütleme, see on võib-olla ära peab ütlema, et me ei ole rahvusvaheliselt suutnud selles kokku leppida. Siin on nii palju tahke, aga võib-olla hästi selline lihtsasti mõistetav külg sellest on see, et me tegelikult ise ei tea, mis asi on intellekt. Ehk siis selle kaudu on väga raske öelda, mis on siis see tehisintellekt, aga et mingi definitsiooni me ju peame tänaseks nagu kokku leppima, et võtaks siis nagu praktilisema külje pealt ja võib-olla ongi üks selline mõte, et Rauno loomulikult võib mind täiendada, aga et mingisugune tööriist või platvorm või mingisugune praktiline vidin, mis siis digitaalselt või ka mitte digitaalselt aitab mingit protsessi ära lahendada, mitte lihtsalt automatiseerides, vaid kaasates sinna hulka ka sellise asja nagu määramatus. Ma olen proovinud oma vanaemale vähemalt 15 korda selgitada, millega ma üldse tegelen. Ja kord ütleb, et ja ma ikka ei saa aru ja ma ei mäleta, et just kõige kord ta saab aru, millega ma tegelen, tegelikult nagu päris ei saa. Ja siis siia tulles ma mõtlesin, mis asi siis on tehisintellekt. Mõtleksin, et see on nagu inimese poolt loodud reeglid ja süsteemid, mis võimaldab mingil teisel objektil või süsteemil mimikeerida inimest. Ja sellest omakorda siis on loomulikult alamkategooria masinõppe, mis võimaldab siis luua paindlikke mudeleid ja ise teha uusi asju juurde sinna. Et see on see, kuidas ma püüan seda selgitada, aga vanaemale ma kardan, et ka see versioon ei ole päris hea, ma pean natuke pingutama. Et kuidas siis selgeks teha, mis asi on üldse robot. Või mis, ka näiteks internet, eks ole, mis asi on internet. Et see on väljakutse, aga ma olen nõus Ottaga, et see definitsioon ei ole päris selgelt paigas ja võib-olla see kogu aeg pidevalt muutub seoses tehnoloogia arenguga. Kes on need, kes kasutavad tehisintellekti? Kelle jaoks üldse tehisintellekt väärtust loob? Ma arvan, et kõigi jaoks. Kõigi inimeste jaoks ja olendite jaoks tegelikult vähemalt teoorias peaks looma kasu, aga siin on omaette küsimus et kes mingite lahenduste pakkujad on ja mis on nende motiivid ja kas nad on hinnanud ka kaasmõjusid selle süsteemi loomisel või on ainult rahamasina loomine. Ja ainus eesmärk. Ja selles suhtes, et tegelikult toetan Rauno su mõtteid, et kellele seda vaja on või kus see seda väärtust loob, on ju, et tegelikult potentsiaali on tohutult palju. Samamoodi, kui mõelda on ju kollektiivi liikme või inimese peale laiemalt, on ju, et keda me mimikeerime või ütleme, üritame tehnoloogia abil jäljendada, siis inimesel on samuti väga lai ja suur potentsiaal, mida võib igal pool kasutada, aga jällegi, et minna hästi konkreetseks, on ju, täna, kes kasutab nutiseadet, tõenäoliselt kasutab tehisintellekti mingil kujul või teisel, võib-olla ise teadmategi. Võib-olla kohe brändidesse hüpata on nagu veel vara, võib-olla mitte, aga et näiteks, kui te kasutate mõnda rakendust, mis aitab teil keelt tõlkida,
trükite oma eestikeelse lause kuhugi sisse ja see annab sulle mingis teises keelses vaste, siis tõenäoliselt on seal tegemist kujul või teisel juba natukene tehismõistusega ka. Ja eneseteadmatas võid kuulata ka muusikat, mis on näiteks mitte inimese poolt tehtud. Et mul oli üks väga-väga põnev vaidlus jaanipäeval oma väga hea sõbraga, kes on muusik, ja me siis vaidlesime selle üle, et milline on muusikatööstuse tulevik. Et kas inimesed läheksid, ma ei tea, näiteks iga õhtu kuulama Michael Jacksoni AI-d, mis maksab 10% sellest originaal artistist. No Michael Jackson on muidugi halb näide, aga võtame The Weeknd näiteks siis. Ja jõudsime sinna, et lõpuks inimesed ei taha tarbida seda niivõrd sisu, vaid seda elamust ja seda elamust pakub ikkagi see isik. Aga siin ka on erinevaid arvamusi. Sealhulgas näiteks endine Google'i Chief Business Officer Mo Gavdat räägib sellest päris palju, et lõpuks ongi inimese loodud sisu on niš tema arvates, kui me räägime 10 aasta pärast. Ja kusjuures mul võib-olla see ei olnud jaanipäeval, aga mäletan ka suvel vestlesin ühe oma muusikust sõbraga ja rääkisime just nimelt võib-olla muusika, läksime sellest natukene eemale, aga loovusest laiemalt, näiteks erinev visuaalne meedia, telesarjad, filmid, kas sa vaataks, ja kuidagi samuti jõudsime sellele tõdemusele, et see elamus on see, milleks ma lähen seda üldse vaatama. Jah, et võib-olla kui oled teadlikum filmi vaataja, vaatad ka seal produktsiooni ja kaameratööd ja stsenaristikat ja nii edasi, aga et ütleme nii-öelda meelelahutusena ikkagi see elamus ja kuidagi endalegi kurvastuseks pidime tunnistama, et kui ma selle elamuse saan kätte tehnoloogia poolt loodud meediast, siis kas tegelikult on vahet. Et mõnes mõttes kurb tõdemus, aga teisest küljest ka hästi aus nagu peeglisse vaatamine on, et miks ma üldse seda meediat tarbin ja mis väärtust ma sealt otsin. Et ma arvan, et siin ei ole küsimus tehnoloogias, vaid selles inimeses, kes seda tehnoloogiat kasutab. Sellega me jõuame tuleviku teemadesse, et täna ja praegu te puudutasite muusikatööstust. Mina turundusinimesena võin öelda, et minu tiimis on uus liige, tema nimi on Charlie, ta aitab meil luua tekste aeg-ajalt kiiremini, aeg-ajalt ebamõistliku ajakuluga, sõltuvalt loomulikult sisendist. Mis on veel valdkonnad, kuhu tehisintellekt sellisel kujul sisse tuleb, et me ühel hetkel võib-olla ei saa arugi sellest, et inimese panus on üsna marginaalne. Eile just oli mul raha kaasamise koolitus, mille käigus siis mentor hindas meie ühelauselisi ettevõtte tutvustusi ja ta oli kirjutanud siis ChatGPT umbes 1 leheküljelise käskluse, mille põhjal siis tehisintellekt hindas meie ühelauselisi ettevõtte tutvustusi ja tegi seda väga hästi. Et minu sain 4.5, väga tore. On veel areneda. Aga jah, et selles küsimuses ma arvan, et selle Ottol on äkki mõtteid. Jaa, ütleme, Kristi väga küsis väga konkreetselt niimoodi valdkonniti, et ma arvan, et siin nagu meie kujutlusvõime on see piir tehnoloogia vaatest, et tõesti see tehnoloogia ise on täna juba suhteliselt võimeline teatud asju hästi tegema. Aga nüüd kas ja kuidas me ühiskonnana ja inimkonnana otsustame neid tehnoloogiaid rakendada, juurutada, arendada ja kus suunas me liikuda tahame, et jällegi tulen tagasi inimese juurde, aga kuna sa nii konkreetselt küsisid, et kuidas mina sellest mõtlen, kui näiteks Rauno tõi siin välja, et kui rääkida vanaemaga, et vanaema saab hästi aru, just nimelt ka võib-olla valdkonnit, et mulle väga meeldib see selline mõte tehismõistuse valdkonnas just praktilise poole pealt, kus on 3 või 4 D-d, mis on välja toodud, on siis dirty, dangerous and dull jobs, on need, kus võiks rakendada sellist tehnoloogiat, mis võtab tegelikult inimeselt vajaduse, ma ei ütle, et täielikult nagu elimineerib selle võimaluse, aga just nimelt võtab vajaduse teha ohtlikke musti ja igavaid töid, et see, mida sa niikuinii ise teha ei tahaks. Ja
kui mõelda, on ju, et kõik kujutavad oma tööst lähtuvalt ka ette, et mis valdkonnad oma töö sees need on, mida tegelikult võiks keegi teine teha või masin teha minu eest, eks. Ja ma tegelikult natuke mõtlesin ka selle peale, et kuidas seda niimoodi kokku võtta. Ja üks asi, milles mina arvan, tehnoloogia inimesena, milles mina arvan, võiks tehismõistus tulla kõvasti appi, on administratiivsed ülesanded, ükskõik mis valdkonnas, lepingute koostamine, arvete valideerimine ja nende maksmine ja nii edasi, et selline ülioluline ja täna ikkagi hästi inimeste käes olev töölõik, aga ikkagi üsna korduv ja üsna selline ja siis üks mõte jagan võib-olla pärast, et ma näen, Raunal tuli siin, aktiveerus siin. Jaa, et selle dirty'ga, mis on siis eesti keeles mustad tööd, ebameeldivad tööd, ma saan aru. Kahjuks ei taha küll väga rääkida sõjast, aga kuna see on ikkagi hetkel reaalsus, siis näiteks droonid ja masin nägemine on tegelikult täielikult muutnud sõjapidamise taktikaid. Ja seda nii-öelda ka tulevikuks. Seoses ka sellega, et droonid on odavamaks läinud. Ehk siis sa võid totaalselt mõjutada ründe- või kaitsetegevust autonoomselt. Teine näide, ennem arutasime siin vaimset tervist, et näiteks hästi suur probleem on see, et vaimse tervise teenused pole kättesaadavad inimestele. Ja mõtleme sellele, et kui meil olemas tehisintellekt, kes õpib meid tundma turvalisel ja eetilisel viisil, ja kes suudab aru saada, kui me teeme näiteks, ma ei tea, scrollime Instagramis liiga kaua näiteks, ütleb, et hei, kuule, see on natuke paha, et vaata seda või tee seda hoopis või et ta teab, mis teeb meid õnnelikuks, mis meid huvitab, kuhu suunas me tahame areneda ja see läbi maailma tasemel miljarditele inimestele pakkuda vaimse tervise tuge või ka coachingut. Et see on nagu see potentsiaal, mis on olemas ja kui seda tahta rakendada õigesti ja õigetel eesmärkidel. Siit tuli minu jaoks kohe üks startup ettevõtja idee, et luuagi sinuga alati kaasas käiv tehisintellekt kaaslane, kes vaatab, mis sisu sa tarbid oma nutiseadmes, vaatab, mis sisu sa tarbid võib-olla tavalises meedias, just online ajalehtedes, Google'i otsingut, ehk seda justkui on sinu kaksik, kes võtab seda sama infot ja tegelikult tekib ühel hetkel see arusaamine, et sinu vaimse tervisega on läinud nii-öelda punasesse ja et sa peaksid võib-olla hakkama mingeid väga konkreetseid meetmeid kasutusele võtma selleks, et mitte lõpetada keerulises situatsioonis. Nii et Tehnopol Startup Inkubaator ootab oma tiimis selle sisulist iduettevõtet. Ja üleskutse siis kõigile kuulajatele ka, et tehke ära ja siin on vähemalt üks kasutaja juba laua taga. Muideks, need katsetus on juba tehtud, et näiteks kui ma õigesti mäletan, Snapchat lisas GPT sõbrakese sinna võimalusena, aga mis oli siis risk, oli see, et üldkasutatav, üldlevinud, spetsialiseerumata üldine tehisintellekt esimestes versioonides on liiga toores, mis tõttu ta hakkab soovitama ebamõistliku asju näiteks alaealistele. Ja väga ohtliku tendentse tekitama, et me peaksime veenduma, et see süsteem päriselt töötab, nii nagu ta peaks töötama, mis on tema motiivid ja riskid ja siis looma spetsialiseeritud lahendusi teatud eesmärkidel. Väga nõus. Mina lapsevanemana võin öelda seda, et mul oleks super hea meel, kui oleks olemas selline rakendus, mis asub võitlusse sotsiaalmeedia algoritmidega, ehk siis ta ei võimalda ebasobivat või äärmustesse kalduvat sisu üldse minu lapsele ekraani vahendusel näidata. Just, aga siin jällegi tuleb inimkonna eetilisus ja moraalitunnetus mängu, et kes otsustab, mis on eetiline ja moraalne. Jällegi võime tuua erinevad maailmavaated mängu, erinevad sotsiaalsed grupid, religioonipõhised grupid. Aga lapsevanem, ma ütleks, et lapse puhul otsustab lapsevanem. Jah, et see on ka nagu üks selline suund praegu tundub nagu valdkonnas, mida vaikselt uuritakse, aga kuna ikkagi hästi palju tehismõistuse valdkonna praktiline pool on seotud just nimelt äritulemitega ja selle nii-öelda tasuvusanalüüsiga, siis
natuke läheb veel aega, et me suudaks kokku leppida mingites põhimõtetes, aga ütleme, et me liigume ja inimesed mõtlevad selle peale, et tõesti, et kuidas võtta need erinevad eetilised kompassid, erinevad moraalitunnetused ja näiteks lapsevanema vaatest, kuidas pakkuda sellist võimalust, tehnoloogilist võimalust, süsteemi, mis võimaldab nii meil siin Eestis, kui lapsevanemal Iraanis või Austraalias seda sama süsteemi kasutada nii, et kõik oleksid rahul ja õnnelikud, aga täna veel vastus on puudu. Räägime natuke rohkem tehisintellekti kasutamisest ettevõtluses. Meie Tehnopolis igapäevaselt näeme seda, et see vajadus on olemas. Meil on käes andmestik, mis näitab seda, et kui võtta Eesti keskmine tootmisettevõte, siis tehisintellekti lahendustesse suhtutakse pehmelt öeldes skeptiliselt. Pigem tehakse investeeringuid rauda ja kui me vaatame seda, mis toimub Euroopas, kui me vaatame seda, mis toimub Aasias, võib öelda, et sellises keskpikas perspektiivis kaotavad circa pooled Eesti tootmisettevõtted konkurentsivõime. Otto, sina igapäevaselt toimetad nii Aires kui meie AI arenguprogrammis. Räägi, mis seisus päriselt ettevõtted on? Esiteks väga selline kuidagi tundus minu jaoks vähemalt hästi põhjapanev nii-öelda intro sellesse teemasse, aga samas tahtsingi kohe nii-öelda vastulausena öelda, et meil on tublisid ettevõtteid tööstusvaldkonnas Eestis küll ja küll, aga ei julgeks veel öelda, et suurem enamus sellest valdkonnast, et see on tõesti asi, millega ma toimetan üsna aktiivselt, sest Eesti tööstus on Eesti majanduse selgroog, nagu on öeldud, ja kui meil selgroogu enam ei ole üks hetk, et mis siis saab. Ühesõnaga, et mina arvan, et me sinna nii ei jõua ja sellepärast ma ka nagu panustan. Nüüd ma ütlesin, et on tublisid. On tublisid neid, kes rakendavad ja juba täna väärtust nendest tehnoloogiatest lõikavad. Aga nad saaksid olla veel tublimad näiteks läbi selle, et nad jagavad oma kogemuslugu ja kutsuvad külla ja võib-olla avavad oma nii-öelda telgitagusid natukene rohkem. Loomulikult kedagi sundida ei saa, konkurentsieelis ja nii edasi, aga see on kindlasti minu selline julgustav mõte neile, et kes täna juba tublid on, et võiks näidata rohkem, miks nad nii tublid on. Nüüd see teine pool, et miks või ma ütlesin ka, et suurem enamus võib-olla täna veel ei kasuta või mitte liiga teadlikult ongi kuidagi ma olen noor tüüp, et 32 aastat vana, ma ainult võin aimata, miks see nii on ja minu arvamus on nagu see, et ja palun parandage mind, kui ma eksin täna siin laua taga või hiljem ka siis kontakti kaudu, et 20 aastat sai higi ja pisarad viisid võidule, siis täna just nimelt see, mis sa mainisid Euroopas ja Ameerikas ja Aasias kindlasti ka, nähakse lihtsalt selle nutikate tehnoloogiate kasutamises väga suurt potentsiaali ja sinna võetakse riske, mida täna Eesti ettevõtja võib-olla nii hea meelega ei tee, sest on jõutud mingisugusele tasemele, mingisugune heaolu on saavutatud ja kuidagi see tunnetus on ka, et ükskõik mis tuleb, ma saan sellega hakkama, aga kui tulevad ettevõtted, kellel on pool tootmisest on tehtud automatiseeritud masinate abil, siis väga raske on sinna higi ja pisaratega vastu hakata meie väiksest Eestist, et see on jälle neile julgustus, et tegelikult tuleb natukene võib-olla käia, küsida, kuulata, aga ma tean, see ei ole enam see, mida sa küsisid, et ma näen, ühesõnaga minu mõtted on praegu sellised. Rauno, räägi natuke rohkem DriveXist. Anna seda positiivset, inspireerivat kaasusnäidet, milles seisneb tehisintellekti lahenduse kasutamine, milline oleks teie lahendus ilma tehisintellekti komponendita? Ma hea meelega kohe tutvustan, aga ma tahaks veel lisada paar mõtet juurde. Ma arvan, et Eestis on esiteks natuke see joonnakuse teema,
et vanasti sai, nüüd peab ka saama. Siis peab olema mingisugune võimekus natuke lahti lasta sellest, mis nagu varem oli. Aga seda on väga raske teha, sest sa oled kogu aeg nii, sul on lihtsalt nii palju tegemist, et seda vana asja käigus hoida esiteks. Kolmandaks on nagu mastaabi probleem. Et Eesti tootmise mastaap on tunduvalt väiksem, kui vaatame Euroopa riike, Aasia riike. Ja neljandaks ma ütleks, et isegi poliitika küsimus, sest tihti ei julgustata ja ei võimaldata luua tootmisahelasse väärindavaid faktoreid juurde. Toome näiteks siis biomajandusest, kus taheti luua puidu väärindamise tehast. Et tihti leitakse põhjuseid, miks seda mitte teha. Ja see kokku tingibki selle, et peab natuke rohkem vaeva näha, et automatiseerida protsesse. Aga samas on ka häid näiteks pelleti tootmine. Väga automatiseeritud. Euroopa üks suurimaid tehaseid, isegi maailmas üks suurimaid tehaseid, asub siis Eesti omanike käes osaliselt. Aga rääkides Drive'ist, siis me alati mõtleme sellele, et selleks, et midagi automatiseerida, peab olema mingisugune probleem, mida tehakse manuaalselt ja toimub järguline tegevus, et seda manuaalset rida asju, mida me teeme manuaalselt, automatiseerida. Ja Eesti iduettevõtted või tehnoloogiaettevõtted on sellepärast kuulsad, et võtta selline nagu väga talupoja mõistuse järgi, et olla kapitali efektiivne selle lahenduse turule toomises. Ja seda me täpselt olemegi teinud, et algselt me siis lõime lihtsalt rakenduse, kus kaudu pilte teha. Ja see on mugav võimalus, kuidas pilte teha autost, seejärel me saame aru, meie seltsidel või klientidel on siis probleem pildi kvaliteediga. Loome siis mudelid, mis vaatab pildi kvaliteet, et mis asendis see auto on, kas see numbrimärk on nähtav, et seda autot tuvastada ja nii edasi. Siis lõime järgmise taseme, kus on siis kas auto on must, kas valgustus on piisav jällegi pildi kvaliteediga seotud ja selleks, et oleks üldse võimalikult täpselt vigastusi tuvastada. Selleks peabki kogu see eelnev jada olema läbi käidud ja järguline automatiseerimisprotsess. Ja mis on siis tulemus? Tulemus on see, et me säästame iga päev tunde kindlustusseltside poole peal, kes varem vaatasid pilte üle, tegid otsused, kas pildid sobivad või kas seal on vigastusi. See on täielikult automatiseeritud, 95% juhtudes vaatab seda süsteem ja teavitab, kui on mingisugused sellised äärmuslikud juhtumid. Ja teiselt poolt, tänu sellele lahendusele me ju säästame lõppkasutajate autoomanike aega. Nad ei pea enam käima kindlustusseltsi juures, nad ei pea enam kas või e-maili kaudu pilte saatma, tegema mingisuguseid tegevusi mitu korda, sest ei sobinud, eks ole, seltsile. Ja tänu sellele me ju vähendame sõitmist. Inimesed võidavad aega. Et ma mäletan hästi, kui ma töötasin Cleveronis, siis Eesti oli ju üks esimesi riiki, kes pakiautomaadi turule tõi. Ja siiamaani, kusjuures, kui ma räägin rääkimas välismaal, mismoodi Eestis elame, eks ole, räägin, et enamik autoinspektsioonidest ongi kaugjuhitavalt juba tehtud, 90%. Aga näiteks Kesk-Euroopas, Tšehhis on see nagu täiesti mõistetamatu, sest seal on ju inimesed tööl, kes kui peaks külastama kliente ja tegema pilte ja siis nendega suhtlema. Et nad ei suuda samamoodi nagu Eesti tööstusettevõtted lahti lasta sellest, mis oli. Ja võtta vastu otsuseid, aga paneme need inimesed tegema tööd, mis on päriselt väärtus lisavad. Rääkige klientidega täpsustada nende vajadusi, tehke lisamüüki, mitte nendega, mis on nagu hästi need samad dirty, dull and dangerous, ohtlik võib ka olla, eks ole, seda katkise autoga. Aga jah, see on see, kuidas me läheneme asjadele. Väga inspireeriv. Mul hiljuti kodus juhtus selline asi, et kukkus sooladoos selle pliidiplaadi peale ja see läks katki. Mis siis edasi toimus, oli see, et ma pidin kohale kutsuma ühe ametliku kahju tuvastaja, kes maksis mulle 100 €. Ta tuli, tegi täpselt samamoodi mobiiliga pildi nagu mina ja siis, kui tema e-maililt tuli arve, tuli see samamoodi mobiiliga tehtud pilt, saatsin selle kahju käsitlejale ja sain vastuse, et tõesti on pliidiplaat katki. Wow. Et siin kohal ma näen väga suurt potentsiaali laiendada tegevust autodest edasi ka võib-olla kodukindlustus kahju käsitlusse. Et väga palju aega oleks kokku hoidnud kõikidel inimestel. Kindlustus ise tervikuna, kui võtame kas või mootorkindlustus, siis tegemist on 880 miljardilise turuga üle maailma. Kui vaatame kodukindlustust või ka tervisekindlustust tegelikult, no kodukindlustuses võtame USA või Aasia, kus on pidevalt orkaanid, üleujutused, see on pidevalt olukord, kus sa pead taastama seda esialgselt objekti.
et see tulevik ongi see ja kusjuures sõidukite puhul samamoodi, sul on erinevad sõidukitüübid, me juba oleme laiendanud sõiduautode pealt rekkade peale, treilerite peale, busside, mootorratast ja nii edasi, kuni lõpuks me jõuamegi teiste objektidena välja, nagu kinnisvara, nutitelefonide kahjud on hästi sagedased, eks ole, kukub maha midagi, arvutid ja nii edasi. Et jah, see on tulevik. Väga äge. Mina igal juhul ootan seda, ehkki mul ei ole plaan rohkem soolatopsi loopida. Aga kus juures, mis peaks lõpuks juhtuma, on see, et kui kindlustusettevõtte protsessid on efektiivsed ja ausad, me vähendame raiskamist ja ebaausust, siis justkui ausates konkurentsitingimustes peaks ju kindlustuse tingimused minema ka atraktiivsemaks klientidele. Aga seda eeldusel jällegi toome mängu majanduslikud huvid, kui ettevõtte seda peaks tahtma. Just, ja tegelikult üks mõte, mis mul siin on koputanud kuklas selle vestluse jooksul on see, et tegelikult, kes hullult tahab olla kahju käsitleja, kindlasti on selleks ka tulevikus võimalus, et lihtsalt tuleb leida mingi hea valdkond, kus väga raske on tehnoloogiliselt hinnata emotsionaalset väärtust näiteks. Või ühesõnaga, et kelleltki kindlasti tööd ära ei võeta, aga ma mõtlesin teie mõlemad näidete puhul on ja, või sul see soolatops kukkuseks, seal oli kindlustusseltsis oli tüüp, või inimene oli hõivatud, siis oli see inimene, kes kohal käis, sina olid hõivatud, see on juba 3 inimest, võib-olla oli seal veel 4 inimene, kes, ma ei tea, mis iganes. Et tegelikult kas peaks selle pliidiplaadi vahetamiseks või siis auto, ma ei tea, tiiva vahetamiseks peaks olema 4 inimest käima ja sügama kukalt ümber selle auto või siis selle pliidi, tekib küll küsimus, et kuhu me paneme oma väärtuslikku aega. Absoluutselt ja millist suurt väärtust oleks võimalik olnud kõigi nende inimeste ajaga luua. Räägime takistustest. Mis on peamised takistused, miks tehisintellekti ei võeta kasutusele või selle võtmisega venitatakse? No, ma arvan, et Rauno juba ütles ühe ägeda mõtte ära, et see ma tean midagi ja tahan sellest kinni hoida, et see on hästi inimlik, ma arvan, see on selline turvaline. Jah, turvalisuseks. Aga ma ütleks, et vaata, ma rääkisin enne ka natukene riskidest, et riski võtmine ja riski altisus, et tegelikult ma nüüd täiendaksin seda poolt just sellega, et ma ei ütle ka, et pea ees tundmatus kohas tuleb vette hüpata, vastupidi, et ma arvan, see suur takistus täna on teadlikkus ja inimeste arusaamine nendest tehnoloogiatest ja meie ka väikest viisi nagu panustame, et seda teadlikkust tõsta täna, aga ikkagi lõppkokkuvõttes see otsus, see teadlikkus tõsta jääb ikkagi inimese enda teha ja sellele nii-öelda hirmule natukene vastu astuda. Tegelikult hästi palju võimalusi on, kuidas seda teadlikkust tõsta. Ka Eestis on see täiesti adekvaatsed võimalused olemas, nii riigi kui erasektoris. Et ma arvan jah, see julgus tulla kodust välja, natukene endale öelda, et tegelikult jah, täna võib-olla on asjad paremad, kui olid 90-ndatel, aga siiski maailm ei jää seisma, et liigume sellega kaasa, mis tähendab seda, et tuleb ikkagi vaadata koduseintest kaugemale natukene. Jah, ma arvan, et ainuke asi, mis hirmu saab ületada, on entusiasm ja huvi selle vastu ka. Et just need teiste ettevõtete lood, mis aitavad lahti mõtestada, mis on see potentsiaal ja päriselt, kuidas seda kasutada, siis see on nagu väga tugev ja üks olulisemaid eeldustest. Ja hirmu puhul, jah, ma arvan, et sedasama hirm lahti lasta mingitest asjadest, aga see hirm tulenebki sellest riskidest, et kõik kujutad ette ju tulevikus stsenaariumid, kus Terminaator kõnnib ringi ja nopib inimesi, eks ole. Aga selle kohta oli ka huvitav arvamus. Jälle toon mängu selle Mo Gadati, kes oli Google'i siis endine ärijuht. Ta ütles, et stsenaarium, et see Terminaator siis päriselt tuleks ja kas ise nii-öelda inimeste saatusele otsustama on väga väike, sellepärast, et ennem jõuab inimene selleni, et kasutab tehisintellekti, et tappa teisi inimesi. Et jällegi tuleb mängu siis inimeste eetika ja moraali juurde ja ta läks isegi nii kaugele, et AI-d peaks tegelikult õpetama nii, nagu sa õpetad oma last. Ehk siis millised väärtused sa talle annad, näiteks armastust, hoolivust, mõistmust, ütleme nii. Ja tulevikus, kui tehisintellekt ongi meist võimekam, mis tõenäoliselt juhtub,
siis tal on vähemalt need väärtused, et miks ta peaks kellegi halba tahtma. Et see on nagu see peamine eesmärk, kuhu see peaks jõudma. Ja on ka küsimus, et ütleme, härra Godati arvates jõuab tehisintellekt ellusel, et erinevad tehisintellektid hakkavad omavahel suhtlema. Tema IQ jõuab 1600-ni ja sealt edasi veel eksponentsiaalselt kaugemale, mistõttu meie võime olla lihtsalt sipelgad pildikult öeldes tehisintellekti jaoks, ta ei pane enam isegi mitte tähele meie vajadusi ja meie hirme. Et see on nagu see üks stsenaarium, mida te ette kujutus ja need on veel. Ja ma lisan veel hirmu juurde kõigile kuulajatele ka, et ajada natuke võib-olla vint isegi üle, kui mind huvitab vabal ajal füüsika ja kvantfüüsika spetsiaalselt, et tegelikult väga, väga selgelt on aru saada see, et me ikkagi ei tea üldse suurt midagi. Just. Ja seda muretseda, et mis saab olendist või tegelasest, kellel IQ on 1600, ma arvan, et meil võib juba olla selliseid tegelasi, aga me lihtsalt ei tea selle kohta ja see on fine. Ma ei ütle, et nüüd kõik peaks hakkama binoklitega öösiti taevast vaatama ja nii edasi, aga tegelikult väga palju on universumis täna kirjeldamatud lihtsalt teaduse poolt ja nüüd valida välja üks tehnoloogia ja hakata sellele nõiajahti pidama tundub minu jaoks natukene jälle selline vanadest mõtetest liiga kinnihoidmine ja eks kes ajalugu teab, on ju, et siis Rooma keisririik, eks, et ühesõnaga kaitsta tuleb loomulikult seda, millesse usud ja see, mille nimel sa oled töötanud ja töötad, aga teisest küljest jällegi hoida see uudishimu avatus ja nagu nina ja silmad lahti, ütleme nii, et ma paneks juurde veel, et inimestel on nagu kommega üle genereerida, et 1960-ndatel juba kujutleti ette, kuidas on, eks ole, lendavad autod universumis ja me elame mitmetel planeetidel ja nii edasi, aga seda ei ole ju juhtunud. Okei, me liigume küll sinna autonoomsete sõidukite poole, aga see ulme valdkond on nagu väga suures osas läinud realiseerimata, aga samas on ka inspireerinud inimesi looma midagi uut. Näiteks Skype, see oli ju Back to the Future filmis, televideo konverents inimeste vahel. Et ulme on lahe, aga tuleks natuke tõmmata tagasi neid ülegenereerimisi. See on hästi loomulik, et see, mida sa ei tea selle suhtes, sa tunned hirmu ja see on hästi vahva, et te seda hirmu siin maha võtate või siis juurde süstite utreeritud näidetega. Räägime sellest, et millest ma siis alustan. Okei, nii mina olen tehnoloogia või mitte tehnoloogia, vaid tootmisettevõtja ja mul on nagu selgelt väga palju protsesse, mis vastavad sellele võib-olla 3D ühele teisele või isegi 3 kriteeriumile. Millest ma alustan? Okei, tegin endale selgeks, kuulasin siin Tehnopoli podcasti, kuulasin Aire veebiseminari, mis rääkis tehisintellektist. Mis ma tegema pean? Et ma olen sellise esmase teadlikkuse avalikest allikatest teinud, et kelle poole ma pöördun? No ma võib-olla ei ole kohe kõige parem nii-öelda kogemusloo, aga kindlasti ma annan oma arvamuse ka. Ma pigem vaatan praegu Raunole otsa, et kuidas sina jõudsid autode pildistamisest nii-öelda väikese spioonina selleni, et sa päriselt nüüd jälle pildistad. Jah, jälle pildistad, aga teed seda läbi tehisintellekti, et kuidas sa siia jõudsid? Mis juhtus? See on hea küsimus. Ma arvan, mul on alati olnud huvi esiteks ettevõtluse vastu, ma olen proovinud juba erinevaid asju ennem DriveX-i, aga kuidagi see minu enda isiklikud kogemused olid see, mis lõpuks viisid selle ideeni, et mis siis ära teha. Et esiteks ma sain nii-öelda puhkuse seal külma, selles mõttes, et mind peteti autorendifirma puhul. Ehk siis omistati mulle mingisugused vigastusi, mida ma tegelikult ei tekitanud ja neid üldse ei huvitanud, et mul olid pildid olemas, mis tõestasid vastupidist. Siis teiseks ma sattusin liiklusõnnetusse, jällegi töötates Cleveronis, käies Viljandis, tähtsate Jaapani külalistega, siis üks vana tädi kahjuks tagurdas mul küle pealt sisse. Ja siis ma kogesin nagu ise, kuidas 3 kuud menetleti minu siis juhtumit, ja see võttis hästi kaua aega, et need näited, need on veel,
inspireerisid mind leidma mingit lahendust, kuidas seda paremaks teha. Aga tehnoloogia huvi, ma arvan, et samamoodi nagu Ottol oli ka minul siis esiteks ulmefilmidest ja arvutimängudest, et saada nagu sellised mõtteid, et mis üldse võimalik oleks. Et see nagu geen või selline huvi oli sees ja loomulikult kogemused teiste tehnoloogiafirmadega, ehk siis käies Cleveronis või muude firmadega ja loomulikult oma tuttavad ja sõbrad, kes lihtsalt olude kokku langevuse tõttu olid õigel ajal õiges kohas. Et jah, see on nagu nii palju erinevaid muutujaid, mis nagu seda kõike tekitasid. Jaa, et noh, ma arvan, et see väga hea, et sa just nimelt selle isikliku nagu nurga alt väga nagu lähenesid, et ma arvan, et see on kõige olulisem ongi, et okei, et praegu meie ütleme, et tõsta teadlikkust ja loe ja kuula podcasti ja vaata seda Aire veebiseminari, aga et noh, et ikkagi kuidagi see tuli sinu sees on ju. Ma arvan, et see on selle kõige selline esimene alguspunkt, aga et ütleme, et noh, sul see alguspunkt nüüd on ju, et sul on see kirg ja tuli on olemas, et mis sa siis teed, mis sa siis päriselt nagu teed, et jah, et ütleme, et sa ei ole IT-ettevõtja ka, et sa oled kuskil näiteks Lõuna-Eestis või ma ei tea, Prangli saare peal, noh, tegelikult Prangli on lähedal, aga noh, ütleme kuskil Abrukal näiteks oled, et mis ma nüüd teen, no räägi inimesega, on mulle öeldud siit ja sealt poolt ja siiamaani on paika pidanud, et kui sa ikkagi üldse ei tea, mis taotlusi teha või kust oma tegevust alustada, kõigepealt võid rääkida minuga või Kristiga või noh, ilmselt Raunoga ka, ma arvan. Aga et räägi kellegagi, kes sellest võib-olla natuke rohkem teab. Esiteks saad endale vahva sõbra juurde ja teiseks saad võib-olla natukene targemaks ka, aga saad kindlasti julgust juurde, et mida mina ka ütlen, et tegelikult selle tee alustamine ei ole nii keeruline, sa ei pea endale kõike selgeks tegema, sa tead oma protsesse, oma tööstust, oma ettevõtet kõige paremini, sa tead, kust kõige rohkem see kink pigistab. Ja kui sul on see nagu välja mõeldud, et sa tead, miks sa seda teekonda alustad, siis on võimalik üsna jõudsalt edasi liikuda ja noh, näiteks Tehnopolis on AI arenguprogramm, mis ju kenasti vastu võtab ja aitab sind sellel teel. Aires on samuti on erinevad AI teenused on ju, eriti just nimelt tööstusettevõtetele ja jällegi, et ma julgustan ära võtta kohe, et see on 3 kuud sul kõva tööd ja pead arendusjuhi palkama ja nii edasi, vaid lihtsalt võta see kõne, võta see e-mail, kirjuta ja pühenda sellele tunnike või paar, et sa saaksid selle esimese nagu valideerimise oma kingale, oma piigistavale kingale tehtud ja siis sa saad juba väga selgelt soovitusi, juhiseid, kuhu edasi minna, ja mingi hetk võid ka toetusrahastust saada, nagu vist ka Drivexil õnnestus eelmises AI-programmi töötoas oma probleemi ja lahenduse defineerimise kaudu siis saavutada, eks. Aga jah, räägi inimesega, helista, saada meil. Ma võibolla lisaks siia tõesti selle toetuse poole ka juurde, et Eesti riik on selgelt aru saanud sellest, et tehisintellekti lahenduste kasutusele võtt ei ole mitte valiku küsimus, et kas ma teen seda või ei tee, vaid pigem aja küsimus ja mida kiiremini seda mõistlikum. Ehk siis neid toetusprogramme, kus sul on võimalik kaasata raha kas era- või avalikest allikatest selleks, et seda programmi rakendada, et tehisintellekti rakendada igapäevases tootmises või tööelu korraldamises on päris palju. Ehk siis sul ei pea endal olema tohutul hulgal teadmisi, väga paks rahakott, vaid sul peab olema valmidus panustada sellesse ja siis tulevad ka teadmised ja siis tuleb ka raha. Ja tahtsin lisada seda, et tõesti, et kuna see Eesti riik on suhteliselt tilluke võrreldes mõne teisega, siis näiteks Aire Tehnopol teevad omavahel tugevat koostööd, et vahelt ei ole, kellega sa räägid, sa jõuad ikkagi lõpuks õigesse kohta, EAS on samamoodi pundis ja vaadates nüüd riigi poolt, et tegelikult riik teeb ja panustab, aga ta ei saa sulle koju autolavkaga sõita, et see seal maha kallata, et sa pead ikkagi ise ka kohale tulema. Ettevõtjana ma võib-olla tooks selle välja, et
igal ettevõttel, nagu Otto mainis, on väga hea tunnetus arusaama oma ettevõttest ja tal on ka kõhutunne, et mida võiks kasutada mõtlemaks, et mis siis kui. Natuke unistada, mis siis kui ma teeks seda või teeks toda. Aga kindlasti on igal ühel olemas ka pereliige või sõpruskonnas keegi tutvusringkonnas, kes on natukene nutikam võib-olla IT-küsimustes, lihtsalt korraks põrgatada mõtet. Ja ei pea kohe võtma nagu kogu ettevõtte visiooni, kogu protsessi ette, vaid alustada saab ka väikselt, et ma ei tea, ma soovin automatiseerida seda, et ma ei pea mingisse süsteemi pilti üles laadima käsitsi näiteks. Väga lihtne, väga kiiresti teostada paari tunniga, saada see kogemus kätte, saada see enesinlus kätte ja võtta siis keegi juba, kes suudab lahti mõtestada sinu sisendi põhjal, mis sinu ettevõttes toimub ja kus on see kõige suurem säästukoht efektiivsuse loomises. Ma teeksin midagi sellist. Inspiratsiooniks palun kummalgi jagada ühte ägedat kaasust, kus tehisintellekt on toonud märkimisväärse säästu. Mina kasutan tehisintellekti müügitegevuses, et on olemas müügiesindaja AI siis, mis vaatab siis ettevõtte profiili, vaatab selle inimese profiili ja koostab kampaaniaid, temaga ühendust võtta. Ta teeb seda päris hästi. Ja teine, mis ma avastasime, on see, et turundusinimestel on siis hästi suur huvi ju teatada kogu maailmale, et meil on uus asi välja tulnud ja meil on rahastusvoor ja et isegi on olemas selline AI, mis suudab sellele jällegi lahti mõtestada, mida sa tahad teha, mida sa tahad teatada ja kes on parimad pressiesindajad või väljaanded ja viia need omavahel kokku, sind ja neid. Et jällegi väga praktiline väike lõik kogu protsessist, aga väga kasulik. Ja mina toon ühe näite ühest Eesti tööstusettevõttest, kes oma olemasoleva tööprotsessi optimeeris siis sellise väikese musta kastikesega. See puidutööstusettevõte. Ütleme nime ka välja, me oleme uhked ta üle. Okei, et kui ma ei eksi, siis Tarmeko Spoon ja kui ma nüüd ei eksi, siis Liines tegi selle lahenduse ka, et kus inimene, pingioperaator, igal inimesel on võimetel on piirid, eks, ja need piirid muutuvad, sõltuvad sellest, kas on hea uni olnud või on kõht täis või mitte, või on päeva lõpp on ju ja nii edasi. Ühesõnaga pandi sinna siuke must kastike sinna inimese kõrvale ja et teha see mõõtmine siis esialgu, et kuidas tuvastada materjal, mis tuleb pingist välja, et selle kvaliteet. Et suunata see siis ülejäänud protsessis õigesse kohta edasi, et kas sellest saab nagu kategooria A materjal või C materjal või läheb üldse sinna prahti või praaki. Ja kui ma nüüd jällegi parandage mind, aga et see vahe oli kuskil tootlikkuse või tootmisvõimekuse vahe oli 5 korda, ehk siis inimese parimal päeval see must kastike seal vana liini peal suutis 5 korda kiiremini ja rohkem, ühesõnaga 5 korda rohkem selle konkreetse lõigu peal teha tootlust. Ehk siis, kui sa mõtled, et mis seal siis oli, ma natuke võib-olla kirjeldan, et see materjal tuleb pingist välja, seal on võib-olla mingid praod sees, mingid mõrad, mida inimene tuvastab ära, et et see on see või see on see materjal. Aga mida inimene ei suuda teha, on see, et inimene ei näe läbi puidu, aga see kaamera, mis on infrapuna-kaamera, et tema saab sinna puidu sisse ka vaadata, ta näeb näiteks efekte, mis on materjali sees, mis jääksid inimese ilmale nähtamatuks. Ehk juba nagu selliste väikeste nagu lisanduste kaudu on võimalik väga selgelt väärtust luua ja minu arust selle projekti tasuvusaeg oli 5 aastat. Ehk siis kõlab veits uskumatuna, aga tegelikult 5 aastaga see väike must kastike tasus ennast juba ära, ülejäänud edasine tegevus on siis puhas tulu, eks. Ja tõesti, miks ma seda musta kastikest ütlen, on sellepärast, et see ei tähenda, et sa pead hakkama tehast ümber ehitama või uut masinat soetama, see, mis sa ka enne ütlesid, rauda, et tegelikult uut rauda võib-olla ei olegi tarvis. Et on tarvis teada, et mul on selles töölõigus oleks vaja optimeerida, tõsta tootlikkust ja võib-olla vabastada töökäsi, mis iganes see king parasjagu pigistab ja võib-olla on võimalik see ära lahendada ka
midagi lisades, et see ei tähenda, et sa pead kõike muutma hakkama. Jah. Ehk siis toome mustad kastid tootmisse. Meie aeg hakkab vaikselt ümber saama. Võtame korra sellise fantaasiatuule. 5 aasta pärast istute mul siin samas vastas, me kõik oleme jätkuvalt noored ja elujõulised. Kuhu on tehisintellekt Eesti majanduse ja tootmise ja tööstuse ja ettevõtluse viinud? Ma tahaks loota, et teadmuspõhine majandus on mitmekordistunud. Et see on ka näiteks Eesti asutajate selts, mis ühendab kokku tehnoloogiafirmade asutajad. See on ka üks meie selge eesmärk, et Eesti majanduse uuendamine, suurendamine läbi väärtuslisavate faktorite, et see on nagu see, mida ma tahaks, et juhtuks ja me kõik anname oma panuse sellesse ja personaalses elus ma tahakski seda coachi endale, vaimse tervise coachi, füüsilise tervise coachi ja et aitaks mind saada paremasse vormi, et veel kord oma panust ühiskonda suurendada. Aitäh! Ja mina arvan 5 aasta pärast. Viimase aasta põhjal tundub, et kõik nüüd areneb järsku hullult ja laksti on kõik kohe varsti tehtud ja varsti ei peagi enam tööl käima ja kodanikupalk ja kõik see on, aga tegelikult natukene valdkonnaga rohkem olnud kursis juba mõnda aega, siis 5 aastaga võib juhtuda palju, aga ei pruugi juhtuda kuigi palju, et ma tahaks arvata, et 5 aastaga me suudame tekitada mingisuguse selged kaasused Eesti tööstuse jaoks, just nimelt, et see selgroog püsiks ja jääks püsima, et meil oleks minu ja Rauno asemel võib-olla tulevikus siin laua taga ka mõni tööstusettevõtja või meile lisaks, eks, et kindlasti startup'e tekib ja selliseid uusi innovatiivseid lahendusi tekib turule, lugematu hulk, aga just nimelt, et kas me suudame need vanad mõtted, need stigmad jätta saunalavale või me neid 5 aasta pärast ikka veel kanname siin laua taga ka kaasas, et see on, ma ei oska sulle vastata, et ma arvan, et me 5 aastaga jõuame kaugele, aga inimese olemusest tingituna me ikkagi arutame ka teatud samu teemasid, mida täna. Tõenäoliselt on sul õigus. Mis on viimane mõte, mis te tahaksite, et kõlama jääks ja mida ma ei osanud küsida? Ma arvan, ma jään oma seisuga juurde, et julge unistada, julge mõelda, mis siis kui ja sellest alustadagi, sest sealt hakkab kõik pihta. Ja mina lisan tehismõistusest laiemalt, et me rääkisime palju automatiseerimisest, aga ma räägin nagu tehismõistuse valdkonnast laiemalt. Tehnoloogia, ütleme, ei ole tihtipeale, ei julge väga nagu resoluutseid asju öelda, aga tihtipeale tehnoloogia ei ole süüdi. Ja süüdlast tihtipeale ei ole mõtet ka otsida, vaid see, mida Rauno enne põgusalt mainis, et loome selliseid tehnoloogiaid endale, oma lastele, tuleviku põlvkondadele, mida tegelikult ka vaja on ja selle võtan kokku selle mõttega, et kui me loome tehislikku intellekti, siis sinna väärtuste sisestamine on ülioluline ja jõuan siis konkreetse mõtteni on see, et armastage teineteist, vihake vähem, armastage rohkem. Super. Üliäge. Suur aitäh teile mõlemale. Ma loodan, et selle episoodi toel tekkis säras ilma nii mõnelgi ettevõtjal, tekkis suurem huvi, tekkis julgus unistada ja peatselt võetakse ühendust erinevate tugiorganisatsioonidega, kes aitavad tehisintellektil jõuda igapäevasesse ettevõtlusesse. Aitäh ja kohtume peagi jälle.